See on siis Suurpatarei maja number 19. Täna on neljapäev, 28. juuni. Siin on üks Partisani kokkuostupunkt. Eile ma käisin siin kella 16.00 ajal, siis punkt töötas, kliendid olid ukse taga ja keegi eledapeaga proua võttis vaske vastu. Sealt väravast siis minnakse sisse, vastuvõtt toimub garaažis õue peal. Need härrad käisid pärasti nüüd kontrollimas, kas ilmselt punkt töötab. Ei tea, kas on kliendid või niisama. Lähme vaatame siis õue peale. Kas punkt töötab või ei tööta. Nüüd oleme siis õues ja filmime. Keegi küsis, чего надо. Täna on siis uks kinni, veel ei töötata. Praegu ka tabalukk kenasti ees. Paistab, et kunagi hallis minevikus on ka Kopli politsei neid kinni pitseerinud. Ja nii see asi on siis jäänud. Mis olukorras on siis need pitsatid, eks seda siis nüüd iga üks näeb. Igal juhul eile kell 16.00 see punkt töötas ja kliendid olid sabas. Siis on siis selle garaaži tagune õu, kinnine õu. Ja siit siis tatsavad need metallitoojad. Elanikud välja. Kui ma nüüd mälu ei peta, siis just see heledas riietes heleda peaga daam ostis eile metallikokku. Selle tagant raske ära tunda. Läks sisse, nüüd ma lähen vaatan, võtan talt intervjuu. Tuke vestelda. Kas te oskate, väga kena, pidame seisma olla. Kas te oskate nüüd öelda, kui palju selles punktis vase kilo maksab? Lihtsalt huvi mõttes. Ütlen ausalt, ma ei tea, sest ükskord mina tõin siia, siis nüüd vase kilo oli siis 10 krooni. 10 krooni? Jah. No teil praegu on ka siin üksed traadimäsud ja lihtsalt niisama kuskilt prügimeelt kokku korjatud. Ei ole, see seisab mul kodusammu. Kodusammu? Aamu seisab, ma võtsin nüüd vajama. Kas tahate nüüd siis ära anda ja palju te loodate selle eest saada siis? Ma ei tea, palju proua annab. Kuidas ta nüüd töötab, sest eile ma nägin, et ta töötas, mis hindade vastu tunnen huvi. Miks ta siis täna ei tööta? Või millal te viimati käisite siin? On see nädalaga tagasi. Aga mis metallid üldse siis vastu võtab? Ma ei tea. Ma tõesti ei tea, sest ma pole siin käinud. Mis ta elab siis siin selles aknas? Jah. No aga... Чего надо? Нет, что не работаете, сейчас Таня от меня. Ради Бога. Ради Бога, отстань. Mis ta siis ütles, täna ei tööta või? Jah. See on siis selles samas garaažis töötab, jah? Aga miks ta siis ei tööta? Võib-olla tuleb õhtu poole siis. Ma ei saa tõmmel. Kindlalt pole midagi. No aga ta ju töötab juba siin juba pikemat aega. Mina tean, et ta juba uuest aastast saati töötab. Ja midagi pole teha. No siis tuleb mujale minna ilmselt. Kallitud, такой, никто не работает, тебе говорят. Ну, Нету никого.
Ei tööta keegi ei valita. No nii, siis vanaproua üldiselt ei tööta keegi, eile töötas, mees ka omajagu kinnitab, et töötab. Kummalisi rändurid võib siin kohata, see alles istus maja ukse ees ja lappas oma pampe, nüüd marsiks siis minema. Eesti keeles räägite? Mis mõtles te seda teete? Ei, ma lihtsalt niisama vaatasin, et huvitav inimene liigub tänaval, No jah, et lihtsalt küsin, et seal oli kinni, puhkusega seoses on kinni pandud. tarapunkt, jah? Ja see jah, see majoneesi vastuvõtupunkt. Ah soo. Majoneesipurkid vastu. Seoses metallindusega olen ma rääkinud ka riisumistest raudteel. Tahaksin tuua siin ühe näite. Me oleme praegu siin tagavarateede peal, haruteede peal, mis suunduvad Balti jaamast Telliskivi tänavale ja siin seisavad alati teatud vagunid. Kuidas need vagunid siis rüüstatakse, läheme vaatame ligemalt. See on postivagun. Siin on üritatud ust lahti kangutada, no aga postivagun on ikka ehitatud kindlalt. Ja siin jõud üle ei käi, tahaks nagu loota. See Estonia vagun on siin seisnud juba ka tükk aega, oma 6 aega vähemalt, kui isegi mitte rohkem. Paremas olukorras ma teda näinud ei ole. Kuigi ka siin, selles rüüstatud vagunis, ikkagi käiakse otsimas, ehk midagi leitakse. Ja võimalik, et midagi ka leitakse. Nüüd on siia juurde toodud veel uusi vaguneid. Vanasti veeti niisugustes vange ja ka küüditati. On siginenud uus postivagun. Ja ka see on juurde toodud uus vagun. Ja just selle vaguni kohal seisis see rüüstatud vagun, mida ma tahtsin teile näidata. 2 päeva tagasi oli ta veel siin ja seda vagunit ma käsitlesin ka raadiosaates. Huvitav, just see vagun on ära viidud. Eks see näitab ka, et kõike tuleb filmida õigeaegselt ja kaamerat tuleb hankida õigeaegselt. See vagun oli selle külles. Nagu näete, see on uus koosseis juurde toodud, see vagun on ära viidud. Ja mis olid koos temaga, need seisavad edasi. See põleb korjalaste šašlõkiahi, niivõrd maja seina lähedal. Alla meetri maad. Täna on siis pühapäev. See on siis pühapäev 7. juuli 1996 aasta. Kalauad on kogu aeg olemas. Õues. Süsteem töötab nii, et asi süüdatakse põlema petrooli või bensiinipudeliga, siis on veel ka sööd ja ülal on ehitatud katusealune. Nii et arvata on, et see asi peab jääma nüüd kogu aeg siin tööle. Siin 2 maja vahel on veel teine katusalune. Ka siin all
aeg-ajalt tehakse šašlõkki, kuid nüüd on siis välja ilmunud uus koht. Tehakse šašlõkki ka selle aia juures või ka sealpool aeda. Ja ka kõrval on kohe puidust kuur. Siis see katusealune. Arvata on, nagu ma juba ütlesin, et nüüd jääb siis see siin pidevalt just selle seina juures. Teeme ühe pildi ka suurest igipõlisest vahtrapuust. Nagu näete, on selle puu kohale katus ehitatud, ta on 2 kuuri vahel ja ega niiskust ka juured suurt midagi saa. Kummaline käitumine tegelikult. See on siis pilt siseõuest. Kõik võimalikkus sodi täis. Vaatamata korduvatele tähelepanu juhtimine meie juhtkonnale ega need asjad ei muutu. Siit läheb trepp ülesse. See on siis, ennem oli kõikide korterite pesukuivatamiskoht, nüüd on ta siis nende puiduladu. Sodi loobitakse ka siia teise õuemaja territooriumile. Pesuköök, see on juba üleni sodi täis. Siia on nad tassinud oma jäätmeid. Ja ka pesuköök, nagu näete, on täis. Siit pesukugi juurest veel ka. Vaatame siis siiapoole maja taha. Noh, ka siin on hunnikud. Ja aed on siis ka ümber. Veel kord vaade siseõue. No see maja lõhuti ära. Neil oli vaja siia mingit kostinitsat ehitada. Ja nüüd see rusuhunnik siis anti omanikule tagasi. Siin olid kõikide korterite puuhoovid, puukuurid. Noh, need on ka kõik ära lõhutud ja ära köötud. Need voodrilauad, need veeti ka minema. Kliente jätkus. Täna on 8. juuli 96 aasta, alles hiljuti tassisid mehed siit välja materjali, Tarmeli, Oovile, pikad torud mingisugused olid. Üks läks juba sisse. Võetakse isegi raha. Idiootid tingis считать. Järgmine klient tuleb. Täna on 9. juuli ja oleme jälle Telliskivi 61 aadressil. Klient üritab sisse saada. Vaatame, mis stiilis sisse saab. Nii, uksed tehti lahti. Uuesti kinni. Haaki. Nii, nüüd tuldi välja juba. Nii nagu kordesse. Keegi veel kiikab sealt posti taga. Järgmine mees on ukse taga 2 hambuga. Märkas filmimist.
Lähevad küll ja kenasti lähevad. Kõigepealt kiikas nurga taha, kas keegi on või ei ole. No töö käib. Ka see paarike otsustas siis lõppeks, aga ei, nägi. Nii, kaup on kommas. Rahad käes. Seisavad ja ootavad. Üks on praegu kinni, tuleb signaali anda. See punkt on Erika 11. Töötab samuti. Nüüd sõits üks veoauto ette. No see on seesama veoauto, mille pealt nüüd tuuakse siis ka. See mees aga valmistab oma kaupa ette. No, nüüd jõudis siis ka kohale. Veoautomees läheb järgmise koorma järgi. Ei, sai juba raha kätte. Nii et töö käib. Punkt töötab ja võtab vastu erisignaali alusel. See on Sõle 48. Kliendid kogunevad ja koputavad. Сколько раз надо стучать, чтобы понял? Хватит käes. Uksel on silt, stutšiti grammi, see tähendab koputage kõvemini, koputati kõvasti. Aga öeldi, et ei võta vastu, kuna nähti mu kaamerat. Te veel kord kõvemini. No, kuna nähti kaamerat, ega noh siis lahti ei tehta. Noh, praegu käib kauplemine. Aga kuna ikkagi oli kaamera on siin, siis vastu ei võeta. Noh, ära peab longuspeaga ära minema. Ma koputan ka kõvasti. Так, значит, пункт все же работает у вас? Пункт не работает. Как не работает? Вот тут все снимал. Опять врете мне, что ли? Я вам ничего не вру. У нас не работаем. Да, подождите. Я В чем сам дело? видел, как вы клиентов принимали.
И вы утверждаете, что это написка, что там стучите погромче, ничего не значит, да? Мы никого не принимаем. Просто заходили, спрашивали вопросы. Я так и понял, что с кем я имею дело уже в прошлый раз. Я хочу смотреть, что потом полиция будет сказать. Так, снимать хватит, наверное, уже. Что телезвезду стал. Не принимаем. Они сейчас не принимают. Вот.